Vau, sa tuled ikka veel tagasi, ma tänan, nii äge. Räägi nüüd, mis sulle meeldib? Mida huvitavat oled sa kuuldud siinsete külaliste kohta ja milline osa sulle kõige rohkem meeldis? Kommenteeri siia alla ja võib-olla oleks tore, et ka teised saaksid teada, mida sina arvad. Aga lähme edasi. Mina olen Julia Aabrem ja sa kuuled Eesti 100 loomaarsti. Osa on juba 14. Tänane külaline on erakordne õppejõud, aga ka väga hea praktik. Ta tegeleb väga spetsialiseeritud erialal, kuid ta ei ole seda teinud alati, nii umbes viimased 20 aastat. Aga siiski, õppejõuna on ta silma jäänud sellega, et ta silm särab, ta oskab hästi lihtsalt ja samas põnevalt seletada ja seejuures ta on hästi rahulik ja kannatlik. Ja sellist suurepärast tagasisidet olen ma kuulnud väga mitmetelt kolleegidelt. Tänane külaline vaatab sinu silmade põhja ja vaatab silmi kui hingepeeglit. Külas on Angela Lehtla. Tegelikult minu esimene külaline Piret Kalmus kiitis väga sind õppejõuna ja ütles, et sa oled üks nagu Eesti veterinaaria just selle õpingute alustalasid. Kuidas sa suhtud sellisesse komplimenti? No jah, see on väga selline meeldiv kompliment ja no, ma ei saa öelda, et ma olen päris sellest nagu eemal olnud ja ma arvan, et ma olen oma mingi panuse ikka andnud. Ja. Sest tegelikult veterinaaria on ju sellise hästi pika ajalooga meil Eestis aga ma ütleks niimoodi, et peale 90-ndaid, et kui me lõpetasime nii Piret Kalmus ja ka minu kolleegid, meil oli hästi suur kursus ja tegelikult kui ma pidin, siis tegelikult me võime öelda, et seda väikelooma, lemmiklooma meditsiini ju praktiliselt ei olnud. Just. Me mõtleme, et me võib-olla hästi natuke õppisime seda, võib-olla mõned tunnid meie hea kolleegidelt Tiina Toometilt ja Merle Valdmanilt ja nii, aga tõesti õppetöös meil ei olnud midagi lemmikloomaga seotud ja tegelikult 2000, issand, hirmus öelda, 2000 aastate alguses tekkis see küsimus, et tegelikult võiks ju meil olla nagu rohkem ka lemmiklooma meditsiini ja siis tuligi see õppekava ümberkorraldamine ja õppeainete tegemine nii-öelda, mida õpetada, kui palju, keda kutsuda ja kõik meile nagu parimad esindajad said kutsutud siia Maaülikooli. Nii et ma arvan, et selles mõttes oli küll minu jaoks selline raske, aga hästi huvitav ja väljakutset pakkuv aeg. Ja ma arvan, et selles osas ma saan küll öelda, et mõned ained said nagu minu eestvedamisel nagu käima. Et aitäh Piretile. Aga muidugi ma ei ole ainuke ja kindlasti ilma kolleegideta ma ei saaks hakkama. Ja parimad tulemused tulevad väga heas meeskonnas alati, et üksteist niimoodi sütitada ja siis tekibki selline teotahe, eks ole. Aga enne kui me siin liiga etterutame sellest juba ülikooli ajast ja mis sellest edasi sai, räägi natuke, kuidas sinust üldse sai loomaarst, et kus see idee tekkis, et võiks saada või õppida loomaarstiks? Nii, no nagu meie üliõpilased sageli seal oma motivatsioonikirjades kirjutavad, et on lapsest saati seal olnud loomadega ja neid armastavad ja ravivad ja nii edasi. Et no ma ei saa niimoodi öelda, et ma oleks tahtnud üldse loomaarstiks saada kunagi lapsepõlvest. Mida mina mäletan, et kohe algusest saati, nii palju kui ma ennast mäletan, mina tahtsin endale sellist ametit, et ma väga hästi oskaks seda, mul oleks head teadmised ja et kui ma kujutasin ennast lapsena ette, et kui ma kuskil kõnnin rahva seas, siis inimesed küsiksid minu käest mingeid nõuandeid ja mina annaksin neid ja hea meelega ja aitaksin ja nii edasi. Et ma tahtsin sellist ametit.
et ma isegi ei mõelnud, mis amet see võiks olla, aga et ta nagu rahuldaks neid vajadusi. ja tegelikult, kuna ma ise olen ikkagi rohkem maal elanud, siis olen ka loomadega kokku puutunud ja minu vanaemal olid loomad ja karjatanud neid ja lemmikloomad on olnud alati peres. Ja siis ma olen töötanud ka nii-öelda suvel lüpsjana juba 8. klassis ja siis pärast hiljem ka täiesti iseseisvalt, nii et ma loomadega oli kokkupuude ja kuna minu hea sõbranna või klassikaaslane tahtis ikkagi minna Väimela kooli, et siis saada velskriks, siis oli veel velskrid, siis mina tahtsin ka loomulikult, aga ema arvas, et see on liiast siis 8. klassi lõpetanud inimesele, siis lõpetati ju põhikooli 8. klassis, et sa oled liiga noor ja ei ole vaja seda ja mine keskkooli. Ja nii ma ei saanudki sinna loomakasvatusse ja velskritesse ja ka loomakasvatusse. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et väga hea amet pärast siis loomakasvatus, et kuidagi veterinaaria, ma üldse ei mõelnud veterinaaria peale, loomade peale, et loomadega ja inimestega tööd teha. Ja tol ajal siis ikkagi inimesed olid mitte nii iseseisvalt koos emaga, sõitsime lahtiste uste päevadele. Tol ajal oli veel Riia maanteel see suur peahoone. Oli siis 2 bussi, sellised väga väiksed kitsad bussid, ma ei mäletagi, mis nende nimetus oli, aga niisugused. Ja ma istusin ühte bussi ja siis, et sõidutati siis sinna teaduskonda ja tee peal ja siis juba teaduskonnas selgus, et see on veterinaaria teaduskond. Kasvatuse teaduskond. Aga vaata, kui huvitav, sul ka niisugune lihtsalt täiesti suvaline väike juhus, mis on jälle kuidagi nagu lükanud elutee hoopis teises suunas. Ja Narva maanteele jõudsime siis ja muidugi mulle kõik meeldis ja kogu see selline lõhn ja olek ja kuidagi see atmosfäär oli nii, et loomulikult ma otsustasin, et minust saab loomaarst. Ja siis ma hakkasin selles suunas mõtlema ja esialgu tahtsin muidugi suurloomaarstiks saada ja et kuna põhiliselt veistega ja siis ka lindudega veel töötasin meie seal Sindisovhoosis, olin suunatud ka majandi poolt siis õpingutele, aga kuidagi elu läks nii, et ma jäin siia Tartusse ja tegelesin siis väikeloomaga ja tegelikult ma mõtlesin selle peale, et just väikeloom tegelemine lemmikloomadega just rahuldaks nagu minu neid vajadusi, et ma saan rakendada kõik oma nagu realiseerida ennast, et ma saan suhelda inimestega, ma saan jagada nõu, oma teadmisi ja siis nii-öelda aidata, et igat pidi. Vaata, kui huvitav, et sa ka ju tegelikult natuke nagu murrad seda traditsioonilist mõtlemist, kus inimene läheb loomaarstiks, sest et ta ei taha inimestega suhelda. Ja just vastupidi, et ma tahan inimestega suhelda, et läheks prooviks veterinaariks. Jah, just. Kuidas sul need esimesed aastad olid? No esimesed aastad muidugi ma ei osanud mitte midagi. Et kõik, mis natukenegi koolist oli õpitud, see stressis nagu ununes, aga minu head kolleegid aitasid mind väga, et ma töötasin kohe riinauibupuu juhendamisel väga, sest ta õpetas mulle kõik nii-öelda algusest peale ja usaldas mind, nii et tegelikult ma õppisin. Mul oli selline nagu teadmiste ja oskuste nälg, et ma nagu võtsin kõik, ma olin nagu selline heas mõttes svamm, et ma nagu imarda sisse kogu seda kõiki neid teadmisi ja kui mul mingidki küsimused päeva jooksul jäid, siis ma ikkagi kodus lugesin ja muidugi siin minu kolleeg, kes alustas tööd nagu natuke minust varem, 1 aasta Svetlana Belova, et siis muidugi temalegi tegin kõnesid ja sain niimoodi nagu ikka nii-öelda heade inimeste toel ja ka tõesti lugemine ja kuidagi selline uudishimu oli, et ma mäletan, kuidas kõik need, kui oligi mingi veterinaaria raamat, siis nagu käed värises, et sa tahtsid kohe nagu avada seda ja vaadata, mis seal on ja kuidas nagu edasi tegutseda ja see oli nagu hästi põnev, et kuidagi selline hasart oli tohutu. Ma arvan, et sa just murdsid ühe sellise
igikestva küsimuse, et kuidas veterinaariast kergelt läbi saada. Ongi nii, et sa pead lihtsalt olema väga-väga huvitunud sellest erialast ja nendest teadmistest, sest et jälle ma ülikooli ajal mäletan, et no oli ka aineid, mis ajasid nutma või magama, eks ole. Ja minu nipp oli samamoodi, et lihtsalt, aga kujuta ette, et sa päriselt ka tahad teada saada, mis see asi on või miks seda on vaja ja see kuidagi nagu, ma ei tea, see ikkagi, kuidas see mõttemaailm töötab, et ma nagu petsin iseenda sellega ära, et ma mõtlesin, et see on päriselt ka huvitav. Isegi kui ta tegelikult võib-olla ei olnud, aga siis hakkad lugema ja vaatad, kurat, ongi huvitav. Et niisugust positiivsust ja uudishimu on vaja ilmselt. Ja tegelikult ega ma ei mäleta, et mul ülikooli ajas, kuigi olid rasked ajad ja ma käisin 2 kohas veel tööl hommikul ja õhtul, et nagu raha teenida, et ikkagi ise hakkama saada. Ja ma ei mäleta, et mul oleks nagu sellist aega, et ma ei tahaks, et ma nagu lõpetaks neid õpinguid, jätaks pooleli või kuidagi, et sellist nagu ideed üldse, sellist mõtet ei olnudki üldse. See oli nagu ka huvitav, et ma mõtlen praegu, et jah, oli vahest eksamitega raskusi, majanduslikult tol ajal olid ju 90. aastad, et kindlasti minu nagu ealised mäletavad, et kui rasked ajad need olid, aga kuidagi sellist mõtet, et jätta pooleli ei olnud. Kuigi ka kõik ei olnud huvitav, ütleme nii, et ikka valid midagi, mis on huvitav. Kes olid sellised silmapaistvamad õppejõud sinu ajal? No muidugi Alaots ja dotsent Alaots, kindlasti Vladimir Andrianov ja Jalakas, Mihkel Jalakas, Madi Saidnik, no Enn Ernits, siis Evald Reintam ja professor Kadarik, professor Kübar, Suuroja Toivo muidugi, ja Irina Nikulnikova, et nendega... See on ju tegelikult õppejõud, kes on töötanud aastakümneid ülikooli juures. Et nad ongi omamoodi ju legendid ja igaühe kohta liigub mingisugune põnev jutt. Nad olid tõesti nad olid, igaüks oli selline isiksus. Neil olid omad sellised mingid krutskid, et millega üliõpilane pidi arvestama kindlasti, et sa teadsid, et võib-olla seda mitte rääkida või siis sa täpselt tead, et kuidas ta reageerib, et kui sa professor Parre muidugi parasitoloogias, et sa said kohe nagu nahatooni järgi, näonahatooni järgi, kas sa räägid õiget juttu või ajad ikkagi mingit jama, et siis et selle järgi said juba kohe aru, et ei pidanud midagi rääkima õppejõud sulle vastu, et said aru, et midagi on viltu. Ja siis need olid sellised toredad mälestused. Eks me suhtusime muidugi õppejõududesse väga nagu austusega, isegi sellise aukartusega. Et tänapäeval ma tajun, et üliõpilase ja õppejõu nagu selline piir on nagu, ei ole enam seda piiri. Hägusam, jah. Ja tegelikult mulle see meeldib isegi, et ei ole nagu sellist, ma arvan, see on loomulikult niimoodi läinud. Mul selle vastu ei ole midagi. Aga tol hetkel me olime ikka sellise kasvatusega ja üleüldse, et ikka õppejõud, et see on mingi kõrgem, sina oled nagu alam õppija, vaata, ega me väga palju ei vaielnud. Kas sul mõni selline toredam lugu ka meelde tuleb kohe mõne mainitud õppejõuga? Seda ma nüüd küll, endaga ma olin suht selline nagu tagasihoidlik tudeng, minuga nagu endaga ei olnud midagi juhtunud, aga ma tean, et kõige selline võib-olla juhtum, mis minu vanem kursusekaaslane või vanem kolleeg rääkis, et kui ta oli üliõpilane, siis Enn Ernitsaga, et siis, kui tema rääkis vereringest ja rääkis, et on olemas siis väike vereringe on siis peas ja suur on siis kehas, mis tegelikult ei vasta tõele.
et nii-öelda, et siis Enn Ernits viskas talle selle õpinguraamatu järgi ja ütles, et minge õppigu uuesti. Et ütleme nii, et jah, näiteks Enn Ernitsaga on niisugune nagu põlema läks ja kui üliõpilane ikkagi tõesti ajas mingit sellist jama, et siis ta nagu nalja ei mõistnud, et ta oli ikka väga range selles osas, aga see mõjus väga hästi, et tegelikult anatoomia. Asjad olid õpitud ja, ja anatoomia on ikkagi veterinaaria üks alustalasid, nii et. Absoluutselt ja, et eks üliõpilased muidugi olid, tegelikult kartsid teatuid asju. Ja. Kas nüüd, kui paljud nendest inimestest on sinu või kolleegid, et kas nad on sinu silmis kuidagi muutunud ka? Ei, ma ei ütleks. No neid paljusid enam ei ole, jah, et kahjuks. Aga ma mäletan, kui ma olin juba nagu töötasin siin juba ülikoolis ja olin tõesti kolleegid, siis mis mul jäi, et ikkagi ma rääkisin kogu aeg teie, et see oli selline, et tänapäeval üliõpilased räägivad sina sageli ja isegi kui minu kolleegid ütlesid, et no ütle mulle sina, siis ma ei saanud nagu sina peale üle minna, et see oli nagu väga raske, et see ei olnud, see oli sisse juba treenitud aga ei, ma tegelikult muidugi ma õppisin neid natukene teisest ma nägin seda inimlikku poolt rohkem, et vaat, kui sul on õppejõud, siis sa näed tema see on nagu näitleja, et välja, ta on selline hoiak ja kõik, sa ei näe tema seda nagu soojemat poolt sageli. Et eriti meie ajal, siis õppejõud ei näidanud oma sellist isiklikku või sellist poolt, aga kui sa juba nendega tutvud rohkem, siis sa näed, et tegelikult et kolleeg on ikkagi nagu et tal on see inimlik pool ja see pehmem pool ja et siis see on alati meeldiv olnud. Kas keegi nendest suutis sind üllatada ka selles mõttes, et just seda pehmema poole pealt? Ei, ma ei ütleks, et üllatada, ma alati nagu mõtlen, et ta on ikkagi selline tore inimene ja et ei, ma ei saa niimoodi öelda, et see oli nii suurt kontrasti või kuidagi nagu ei, mitte, aga lihtsalt sa tutvud inimesega rohkem selle poole pealt. Milliste valikute eest sa seisid pärast ülikooli lõpetamist? Ei, mul ei olnudki nagu valikuid, et ma tahtsin kindlasti saada lemmikloomaarstiks, väikeloomaarstiks ja mis oli, see oli see, et kas ma ikkagi saan alustada kohe loomaarstina. Et mul ei olnud seda julgust või tegelikult ma otsin tööd, siis seda tööd ei olnud väga ja ma mäletan, kus ma läksin ühte kliinikusse ja olin nõus minema abiliseks tööle, aga abilisena mind ei võetud. Pärast ma läksin sinna juba loomaarstina. Ja tegelikult võib-olla see ongi hea, et kuidagi oli endal selline hirm, kas ma ikkagi saan hakkama loomaarstina, et võib-olla tuleks abilise tööst alustada. Aga lõpuks ma alustasin ikka loomaarstina. Ja, et muid valikuid mul ei olnud seda valikut, et kas ma lähen suurloomadega või kuskil majandisse või siis lähen ametnikuks, kindlasti ametnikuks töö mulle väga ei sobinud. Ma just mõtlesingi, et see töökoha valik, et kuhu tööle minna ja sa ütled, et siis ei olnud nagu väga palju tööd. Kuhu sa siis maandusid? Ma maandusin tegelikult sinna Narva maantele ja olin esialgu seal FIK-i loomakliinikus, kus töötas siis Riina Uibopuu ja Tarmo Tähnas. Et siis olin siis seal. Eks need olid minu jaoks natuke rasked ajad, sest tol hetkel oli see, et tegelikult naisterahvast väga ei võetud nagu loomaarstina tõsiselt ja veel nagu noort naisterahvast. Et ma mäletan neid aegu, kui ma tulin tööle ja keegi klientidest ootas seal ukse taga ja kui nad nägid, et tulen mina, siis nad lihtsalt auto keeras ringi ja sõitis minema. Et nad olid niivõrd, nad tahtsid ainult konkreetset arsti, näiteks meesarsti või siis juba, ütleme,
usaldusväärset naisarsti, aga et mingisugune noor tüdruk tuleb, et siis tegelikult ei olnud mingit usaldust. Ja see tavaline küsimus on, kas teil meesterahvast ei olegi? See oli tavaline meie ajal. Nüüd sellist asja keegi enam ei küsi. Aga siis, mis tundeid see sinust tekitas? No natuke ma olin nagu, no ikkagi see ei olnud väga meeldiv. Aga ma praegu mõtlengi, et mul vist ei jäänud mingit suuremat traumat või kuidagi, ma jätkasin ise oma tööd ja ega väga palju ma ei olnud nende peale solvunud. Ma sain aru tegelikult sellest, et praegu ma ei mõtlen. Pigem mõtlen ka seda, et huvitav, kas ka tänapäeval need noored alustajad võivad vahepeal tunda, et neid ei võeta tõsiselt, sest et nad on nii noored ja tõenäoliselt kogenematud ja et sa oled ju ka õppejõuna töötanud väga pikalt, et võib-olla tudengid on või kolleegid on rääkinud midagi? Ja kindlasti, et see on selline asi, mis ka tänapäeval võib olla, et kus enam ei küsita nagu meesterahvas või naisterahvas, et pigem isegi naisterahvaid väga sageli öeldaksegi, et minu looma usaldab naisterahvast, et ta on jäme meeste hääl ja nii edasi. Aga tegelikult just noorte puhul tõesti, et osad tahavad just nagu sellist kardavad just, et noor võib olla, et tal ei ole piisavalt kogemusi, et ta ei ole tõsiselt võetav. Võib-olla see mõnikord mõnele ei meeldi välimus, et tänapäeval on noored, kas tätoveering või soeng on rohkem nagu vabamalt ja see mõne puhul ei ole nagu usaldusväärne, et samas tõesti see ei tähenda midagi. Ma arvan, et kahjuks see noorus on mööduv, et see varsti on nii, et ka räägitaksegi nüüd, mõnikord ma kuulen ka seda, et me käisime loomaarsti juures ja ta on juba nii vana, et ta ilmselt ei tea ja tal on mingid aegunud teadmised. Teistpidi hoopis. Just, nii et siin tuleb olla nagu enese või see on raske öelda niimoodi, et olge enesekindel aga ikkagi usaldage ennast ja tõesti nende teiste inimeste arvamused nad võivad muutuda ja ka ühe inimese arvamused teist võib ka muutuda hetkega. Et see sõltub, kas sa oled aidanud, kuidas sa talle lihtsalt välimuselt meeldid või teie hääle toon või situatsioon ja kuidas sellel teisel inimesel on tänapäeval lihtsalt päev läinud. Nii et see ei ole isiklik. Ja samas, eks see enesekindlus, see tuleb ju ka alles siis, kui sa oled ise endale piisavalt kordi tõestanud, et sa oled teinud õigesti või sa oled seadnud endale eesmärgi ja sa oled selle täitnud, nii nagu sulle endale meeldib. Et ka see enesekindlus nagu muud moodi, ma ei kujuta ette, et ta saakski tulla. Et ikkagi selle praktika ja kogemusega. Praktika, kogemus, võib-olla mingil määral ka ikkagi eneseanalüüs, et nagu enese selline piitsutamine või selline, et sa tõesti, et nüüd ma tegin kuidagi halvasti, vaid sa tegid sel hetkel kõik, mis sa said, mida sa oskasid, sa andsid nagu enda kõik, mida sul oli anda ja tõesti sa võid analüüsida, et mida võiks teist et mitte väga tõesti sinna emotsioonidesse kinni jääda, sest mõnikord tõesti sa võid emotsioonidesse ka kinni jääda ja ka kõigil juhtub, ka minul ma olen ka nutnud ja olen ennast nii-öelda. Sa juba jooksid täitsa ette minu sellest küsimusest, mis ongi, et mis on olnud need olukorrad, kus sa oled ise ennast piitsutanud ja mis sa nendest õppisid? No ikkagi selline võib-olla sel hetkel sa liiga kiirustasid, võtsid liiga kiiresti mingisuguseid otsuseid vastu, näiteks raviotsuseid, diagnostikaotsuseid, et väga kerge on tegelikult minna, et mingisugused ka välised faktorid, kellegi mõju, näiteks ka loomaomaniku mõju võib sind viia nagu sellisele valele teele või surve ja tegelikult on
noh, alati tegelikult on sul alati aega mõtlemiseks ja tegelikult peab julgema võtma seda aega, et sa ütledki, et ma hetkel ei tea, aga ma uurin ja me tegeleme, et sa võtad natuke aega, et sa lubad endale ka noh, võib-olla tõesti ma ei julgenud nagu öelda välja, et ma ei tea täpselt. Noh, ma ei mäleta neid täpseid olukordi võib-olla konkreetse patsientidega, aga tõesti, et sa võtad endale aega, et sa kas või vaatad ravimite annuseid, vaatad, mis need võimalikud, paned endale midagi kirja, et kuidagi, noh, see on jällegi see, et kuidas meie nagu näeme neid kliendi ootuseid või loomaomaniku ootuseid, et võib-olla ta ootab meid, noh, kindlasti ta on ka sõnastanud seda, et tehke kiiresti, et miks te ei tea ja et tõesti, et sa oled nagu kõike tead ja kõike oska ja sa pead selle hetkega, et sa ei tohi nagu kuskile pilku kõrvale heita, et sa ei võta oma märkmikku ja sealt ei vaata, et see oli nagu, aga pärast ma ikkagi õppisin, et kui sul tõesti on mingi märkmik, sul on midagi kirjas, mingid annused või siis sa võtad raamatu, vaatad, helistad kolleegile, räägid, et tegelikult no need inimesed, kes ei mõista seda, no ilmselt nad ei olegi sinu nii-öelda kliendid nii-öelda. Just mõtlen, et ma tahaks näha arendajat, kes ei ole kordagi guugeldanud, kuidas oma seda koodi kirjutada, eks ole. Aga sellise märkmiku kasutamine on täitsa okei ka kliendi ees või pigem niimoodi? Täiesti, ja, et sa lihtsalt ütledki, et ma täpsustan doosi, et või siis on mingi ravim, mida on kasutanud näiteks teine loomaarst, aga sina seda ei tea, et sa ütled, et mina seda ravimit kasutanud ei ole, ma vaatan, ma tutvun sellega ja siis annan teile teada ja ikka, ja, et sellised asjad. Ausus on sel juhul ju niisugune oluline. Ja, ausus on oluline, ja. Tõesti. Ja tunnistada seda, et sa ei tea, kliendile on ka täiesti okei. Täiesti okei, ja absoluutselt okei. Ja. See on üks väga oluline niisugune klaaslagi, mida igaüks peaks õppima ja aru saama, et see vale häbi, et sa ei usu või ei tea, et keegi meist ei oska ja ei tea kõike. No siin on see, et mida ma ka üliõpilastele õpetan, et võib-olla, et sa mitte no näiteks, et sa lihtsalt ei ütle, et sa ei tea ja sa jätad selle nagu loomaomaniku nii-öelda hädas, et sa ei oska teda suunata, et sa ütled, et sa ei tea ja sellega ei tegele, jah. Vaid sa ikkagi, sa oskad nii palju, et sa ei tea võib-olla süvitsi, aga sa saad nagu ka, et sa ei jäta nagu õhku seda küsimust, vaid sa suunad loomaomaniku, et kuhu edasi pöörduda või kuidas me nagu edasi, et kui mina hetkel ei tea, mida ma siis edaspidi teen, et milline on plaan, et kuidas mina saan aidata praegu teda, et mis mulle endale jah, tõesti ei meeldi ka, noh, ka inimesena, kui arst näiteks jätab mind kuidagi õhku mingi oma enda muredega ja et ma ikkagi püüan nagu edasi nagu tegeleda selle näiteks patsiendiga, et ma näiteks ma suunan teda kuhugi, ma helistan, ma nagu ütleme nii, et ma ei jäta teda hätta. Ja, see on väga oluline tähelepanek, et minu jaoks tundub nagu elementaarne, et sa üritad aidata, aga paljude jaoks võibki olla seda, ma ei tea ja siis ongi kõik, aga et mis edasi? Et miks mitte võtta see, andke mulle pool tundi, ma lähen helistan kolleegidele, uurin, mis edasi teist teha või siis, et minge koju, ma helistan teile. Et see annab ju niisuguse väga ausa tagasiside ja ma arvan, et see klient tuleb siis ka tagasi arsti juurde, sest ta teab, et saab ausa vastuse selle asemel, et niisugune, ma ei tea, ma arvan, selles mõttes niisugune umbkaudne ja siis sa paned täiesti nagu vales suunas jooksma, et see on võib-olla üks selline kõige suuremaid vigu, mida üks loomaarst võiks teha. Muidugi on nii, et jällegi selleks, kuidas sa ütled, et sa ei tea, võib-olla tõesti, kui sa ütled otse, et sa ei tea ja tõesti jätad kuidagi õhku, et siis loomaomanikul jääb ka selline ebakindel mulje, et tõesti see loomast ei teadnudki midagi. Et vaata, kui sa teda suunad kuskile edasi või siis sa ikkagi mingi plaani teed või teed talle selles raames, mis on sinu kompetents ja siis edasi saadad, et siis seda muljet nagu ei jää. Angela, kuidas sai sinust õppejõud? Praegu ma mõtlen, kuidas minust õppejõud sai.
No üldiselt mul on alati meeldinud oma teadmisi ja oskusi jagada, et kui ma midagi tean, siis ma mingit saladust sellest ei tee. Et ma tahaks nagu aidata ja see on tõesti selline, no ilmselt see on loomulik nagu, et aga õppejõud, ja ma töötasin siin Maaülikooli loomakliinikus ja õppisin siin teadusmagistratuuris ja vaikselt kuidagi see paistis nagu loogiline, et kui ma olen ülikooli kliinikus, et siis ma õpetan juba siin praktikante ja siis edasi juba siin minu kolleeg Irina Nikulnikova kirurgias pensioneerus ja siis mulle jäid need ained, et tundus loogiline, kuna minu põhisuund oligi kirurgia, et siis alustasin siis kirurgia õppega, aga see hõlmas siis juba kõik radioloogia ja suurloomakirurgia, väikeloomakirurgiat oli seal vähe, suurloomakirurgiat, ehk siis kõik veiste ja sigade ja kõik sellised. Ja mulle tundus põnev, et ise üles ehitada seda plaani, nagu õppeplaani, et mida ma õpetan, mida ma pean vajalikuks ja muidugi professor Reidla ka, see on tõesti minu nii-öelda isa, mitte päris isa, aga erialases mõttes, et siis tegelikult tema ka väga toetas minu seda paremat ja seda poolt ja arengut ja noh, ma arvan, et nii saigi, aga mulle meeldis tegelikult. Ainuke, mis mulle ei meeldinud, ma veel mäletan, mul on isegi siiamaani on käsikirjas olemas selline kiri, mäletan veel Toomas Tiiretsile, et kus ma kirjutan, et enam ei ole nii võimalik, et üks õppejõud õpetab 7 ainet ja tal ei ole praktilist kogemust näiteks sigade meditsiinis ega veiste meditsiinis. Ja et nii ei ole enam võimalik, sest tegelikult enne mind ja üldiselt see on täiesti selline oli varasemalt 90. aastal ja enne seda oli okei praktika, kus õppejõud õpetaski täiesti nii-öelda ainult teooriat. No sellel on puudused, et kui sa teooriat õpetad, siis tegelikult sa õpetad kõike ja sa ei too välja, mis need põhilised asjad, millega sa elus tegelikult kokku puutud. Ja sellest tegelikult algaski see, et me hakkasime nagu neid seda suurt ainet, kirurgiat ja radioloogiat jaotama nagu eraldi õppeaineteks. Ja otsima sinna siis juba neid tõesti praktikuid ja kes olid ka head õppejõud ja nagu kaasasin praktikuid. Et see on, ma olen siiani kindel, et õpetada saab ainult see inimene, kes on ka ise praktiliselt kas või mingi eluetapil nagu kokku puutunud selle asjaga. Täiesti õige. Ma ka täiesti usun seda. Ja nüüd praktikast. Ma ei taha öelda, et minu generatsioon, aga sest et minu arust me oleme kõik siin ühe vanad või ühe noored ühel levelil, aga väga paljud teavad sind kui silmaarsti, kui ühte Eesti tuntumaid silmaarsti. Et millal juhtus see, et sa hakkasid vaatama, et oftalmoloogia on niisugune päris äge asi? No oftalmoloogia oli ka üks õppeaine, mida ma õpetasin just siis, kui ma sain endale terve kuhja neid aineid. Ja see tundus mulle selles mõttes huvitav, et enamusele, nii ma kolleegidega vestlen, ja tegelikult enamusele on see silm mingi selline müstiline organ, et sa ei saa aru nendest kestade omavahelist vahekorras, kuidas silm toimib ja tundub see nii keeruline. Ka praegu ma kuulen lihtsalt, oi, need silmad, ma ei tegele sellega, et see on nii raske. Aga mulle just tundus, et kõik on nii loogiline, et ma saan täpselt aru, et millest see silm koosneb, kuidas need asjad seal omavahel toimivad, kuidas see üks probleem läheb teiseks üle ja mulle tundus see nii nagu, ja see on üks organ, see on nagu üks selline, selline tuba seintega, kus ma saan siis oma asju seal teha ja manipuleerida nendega ja see mulle tundus nii huvitav ja seega kuna ei olnud ka
nagu väga palju inimesi ei tegelenud selle silmahaigustega, et ta on minu kolleeg, doktor Ülle Kell ja siis mulle tundus, et see on selline huvitav ja põnev. Ja mis mulle veel meeldib, et ma saan ka silmapatsientidel ka, et mu teadmised peaksid olema nii laiad, et ma teaksin natuke nahahaigustest ja neurohaigustest ja sisehaigustest, et ma saan ka silma kaudu juba silmapatsienti diagnoosida nii-öelda silma kaudu diagnoosida ka muid haigusi. Et see on selline põnev ala. Mis on olnud sellised eksootilised patsiendid silmahaiguste plaanis? Silmahaiguste, kõiki on olnud kilpkonnad, siis erinevad sellised teegud ja siis on olnud erinevad linnud, metslinnud. Need saavad ikkagi näiteks trauma tõttu erinevad kullid, öökullid, kakud, kakulised, need on sellised põnevad. Siis siin on vahest loomaajaga meil koostöö, et näiteks lumeleopard või siis kulaan, ehk siis metsik hobune ja kõik loomad, kellel on silmad, nendega tegeleme, alpaakad, selline. Milline on üks ilus silm või ilusad silmad? Millised on ühed ilusad silmad või kellel on ühed ilusad silmad? Alpaaka on muidugi, jah. Aga nii on raske öelda, kõigil on ilusad tegelikult. Aga alpaaka muidugi ja võlub oma silmadega tõesti. Suured ja ilusad ripsmed ja väga ilusad silmad. Sa oled jaganud natuke ju ka pilte sellistest silmadest või silmahaigustest, mis võib-olla mõnele tunduvad, et on visuaalselt nagu poledad või tõsised, aga tegelikult nendes on selline oma ilu. Et mis oleks sellised haigused, mis on ühtepidi nagu tõsised, aga samas väga ilusad? Kindlasti, et kui sa vaatad mul Facebookis, mul Facebookis on üks pilt, kus on tegelikult hobuse silmasargeste haigus ja kui sa tõesti seda nagu suurendusega vaatad, siis see sargkest on kaetud sellise nagu puuokstega ja nagu oleks mingi mets või park või midagi sellist ja seal taga on siis selline kumab nagu roheline või kollane või silmapõhja läige. Et tegelikult tõesti, kui sa hakkad nagu vaatama, et siis mõned silmahaigused meenutavad mingit sellist maali või loodusnähtust, et see on nagu huvitav. Aga võib-olla kõik ei näe seda. Et tõesti kui mitu aastat sa oled juba silmadega tegelenud? Ma arvan, niimoodi aeglased, aga ütleme kokkuvõttes, ma arvan juba 20 aastat. Sest niimoodi järgi. Kas on silmade osas veel midagi õppida? Ja, kindlasti on, et seal on väga palju asju, mis ei ole veel selged. Siis on kindlasti oftalmoloogia on selline tehniline ala, et seal on vaja aparatuuri ja erinevad need aparaadid, mis tulevad näiteks humaanmeditsiinist ja mida kasutatakse, mida veel Eestis diagnostikaks ei kasutata ja muidugi kirurgia, et seal on meil lõpmatu maa veel. Et erinevaid kirurgiad ja loomaliike. Ja kas järjest rohkem tuleb vist eksootilisi loomi ka nüüd? Ütleme nii, et õnneks eksootilistel ei olegi nii palju silmahaigusi, sest need inimesed, kes peavad eksootilisi loomi, nemad väga jälgivad seda toitmistingimusi ja nende haigused ja ka silmahaigused sõltuvad väga pidamistingimustest. Ja kui on kõik nagu korrektne, mida sageli enamasti need inimesed, kes peavad spetsiifilisi loomi selliseid, et mida sellise algsem loom võib, ma ütlen niimoodi, nii vist ei saa öelda primitiivsem, seda rohkem ta sõltub sellest keskkonnast, toitlust, kuidas see toitmine ja pidamine, ka see keskkond, et kui seal peetakse kõik on korras vastavalt sellele vajadustele, siis tegelikult neil on nagu vähem neid silmahaigusi. Et selliseid traumasid nendega või selliseid bakteriaalseid haigusi neil on ikkagi vähem.
Pigem ikkagi koerad, kassid, hobused on need, kellega mina kõige rohkem tegelen. Ja. Sa töötasid Maaülikoolis väga pikki aastaid. Mis sind hoidis just Maaülikoolis? Maaülikoolis, no siin on tegelikult, no ütleme niimoodi, et siin on kõik, mida mina vajasin oma nagu arenguks olemas ja ka tegelikult, mis mind kõige rohkem hoidis, et kolleegid, et tegelikult siiani mul on kolleegidega väga head suhted. See, et tõesti ma olen nagu selles, no ka selline vastutus, et tegelikult ma õpetan välja inimesi, et ma saan mõjutada seda eriala juba nagu algselt, et kõik, kes nagu väljuvad sinna nagu tööturule või siis minu kolleegid, ma saan tegelikult seda nagu parandada just siin alguses. Mitte, et ma olen nagu seal kuskil lõpus nii-öelda tarbija, et tulevad minu kolleegid nagu juba oma teadmistega, aga et ma saan tõesti siin mõjutada. Ja no lihtsalt head suhted ja tõesti, et ma saan alati siit nagu abi ja ma saan patsiendiga nagu kompleks nagu sellist abi pakkuda. Mis veel? No jah, just see, et ma saan tõesti arendada seda veterinaariat. Ja. Aga sa nüüd tegeledki ainult silmapatsientidega või võtad veel niisuguseid kirurgiapatsientega? Ikkagi silmapatsiente ja ma tegelen silmapatsientidega, aga jällegi ma ütlen, et ma ei saa nagu vaadata neid kitsalt ainult silma nagu, sest sageli on nii, et kui see on huvitav, aga inimesed tõesti märkavad oma loomade juures seda nii-öelda silmaprobleemi, sest silmad on nagu kõige, see on see kommunikatsioon ja ilu ja kõik. Ja kui seal märgatakse mingit muutust, siis on nagu juba tõesti error, et inimesed tulevad loomaarsti juurde, aga tegelikult selle loomal on sageli ka muud probleemid, et ma teatud määral ka tegelen selle diagnostika ja raviga ka muude probleemide korral, kui tal on lisaks silmaprobleemile. Ja muud kirurgiat ma ei tee, ainult silmakirurgiat. Ja. Mis tulevik sulle toob? Või mis on need ideed või mõtted, kuhu sa tahaksid jõuda? No kindlasti mulle meeldib lihtsalt see loomaarsti töörutiin. Mulle meeldib see, et ma ei ole kuidagi nagu sellest nagu väsinud, et mulle meeldib käia tööl, suhelda inimestega, suhelda loomadega, et ma näen erinevaid loomi, erinevat iseloomi inimestelt kui ka loomadelt. Et ma arvan, et selline rutiin võiks olla. Ma praegu arendan seda rohkem hobuste silmahaiguste ravi, et siin meie Maaülikooli suurloomakliinikus, et meil on päris palju hobupatsienti, aga vajadus silmaarsti järgi on nagu suurem. Ja lisaks veel nüüd alustan õpinguid siis pärilike haiguste osas, et koerte ja kasside pärilikud haigused, silmahaigused, et nende uurimine, et kuidas siis neid varakult avastada ja neid patsiente või neid loomi aretusest elimineerida varakult, et nad ei annaks oma nagu sellist vigast geeni edasi, et siis tegelen sellega. Ja, nagu sa ütlesid, et silma ümber veel on, mida õppida ja avastada. Ja, täiesti jätkub veel. Mul on siin saates selline traditsioon, et eelmine külaline esitab küsimuse järgmisele külalisele teadmata, kellele ta selle küsimuse esitab. Et sina tehniliselt, kui seda viimast osa vaatad, siis sa näed, eks ole, või tead, kes selle küsimuse esitas. Aga see küsimus, mis sulle jäeti, on järgmine. Mis on sinu kõige eredam hetk veterinaaria alal töötades? Eredam hetk. No tegelikult mul on ikka nagu neid, see on üks ja sama selline asi, et kus see võib juhtuda tegelikult iga kord, kui sa oled tööl, et kui miski
no näiteks mingi patsient on jätnud midagi nagu võib-olla kahe silma vahele, aga siis mingi sisetunne või selline mingi hetk lülitab su sellele õigele teele, ja sa otsustad, aga ma uurin veel seda, ma vaatan veel seda ja sul oli õigus. Ja tõesti, seal oli see näiteks see vastus küsimusele või see oli õige, et sa läksid sinna suunda. Ja see on selline nagu väga selline pisike moment, ma ei tea, mis asi see nagu viib sinna lihtsalt intuitsioon või just see sisetunne või kõhutunne või mis iganes on, see töötab, jah? Ja, et oleks mingi hetk ja sa oled tegelikult tõesti selle asja kahe silma vahele jäänud. See on niivõrd õhuke see ja tõesti, mis mingi asi viib sind sellele õigele teele ja see ongi see, et yes, et see on nii huvitav. Ja et see on selline hetk, mis on ere. Ja. See on väga hea vastus. Ja ma pean tunnistama, et minu jaoks oled see üks eretäht Eesti veterinaaria maastikul, sest et kui sa juba mind tudengina õpetasid, sa olid hästi meeldis sellega, sul silm säras, sa olid hästi kannatlik alati ja sa tõesti hullult armastad oma seda eriala ja seda on kaugele näha ja seda on ka kolleegid korduvalt ja korduvalt öelnud, kes on sinust õppust saanud. Nii et aitäh sulle selle aja eest ja ma soovin sulle edu pärilike haiguste õppes. Ja, aitäh sulle. Selline see tänane saade sai. Mis sa õppisid? Jaga seda ka meiega. Ja kui sulle meeldivad need saated, siis loomulikult pane like, pane subscribe ja kui sa tead kedagi, kes peaks seda osa kuulama, siis jaga seda ka. Kui sa tahad või saad, ma olen väga tänulik, kui sa toetad natuke ka seda projekti rahaliselt, sest et siis ma saan äkki laieneda ka teistele platvormidele ja tuua veelgi rohkem põnevaid külalisi ja põnevaid osi. Ootan ka sinu ettepanekuid järgmiste külaliste osas. Järgmise nädalani!